Tere tulemast siis NoJoke'i 3. hooaeg algab nüüd täie hooga. Meile Magnetar saatis 1000 eurose kingituse ja selle kasti me teeme lahti siis koos teiega. Meil on täna külas Ivan. Kes on Ivan, millega tegeleb, kohe saate teada. Jõudu! Räägi Ivan siis, mis on meie siis suureks uudiseks? Me hakkame varsti filmama üks väga huvitav sari. Aardekütid, tõepoolest, TV3 sari. Tuleb siis talvel, aastal 25 vist või 24 lõpus. Keegi veel ei tea, et teie jälgige TV3. 1000 eurone pakk ja esimene vägev kingitus Magnetari ämber. Igasugune mustus peale ennast alati tuleb ära korjata. Mustus all, ma mõtlen metalli, naelad, mida iganes. Hunnik särke. Juba tulevad esimesed magnetid. Need on siis Easy magnetid. Ja 4. magnet. Et see on ikka korralik juba. Ivan, ma selle magneti annan sulle. Nii, need 3 magnetid siis on kingitus teile. I like it. Nii, aga vaatame edasi, mis meil siin on siis Magnetari kindad. See on ülivajalik, kui te tahate näiteks välja tõmmata tõukerattaid või esed, kus ei ole näiteks palju metalli või lihtsalt magneti jaoks välja tõmmata, siis haakekonks on väga tore abimees. Põhimõtteliselt niimoodi näeb välja ühe magnetõngitseja komplekt. Ämber, magnet, kindad. Mairo on kuhugi kadunud juba. Lähme otsime Mairo üles, kus ta on. Ja kusjuures me oleme täna Kärevere silla juures. Me ei ole siin kunagi püüdnud mitte midagi, nii et lähme uurime, kas Mairol juba õnnestus midagi leida. Kui ei, siis tuleb liikuda kuhugi edasi. Tuleb midagi. Särk, nokkamüts. Nii. Põhimõtteliselt kala asjad. Fiiderid. Landid. See ongi olikivi, jah? Üks nael. Kristjan, vitsid ämber tuua, ma viskan siis naela ämber. Ale Kokk. See on meie tänane sponsor. Hoiame loodust. Hoiame loodust. Ma sain need prillid AliExpressist 2 euriga. Word up. Ei ole eriti palju lubab algus. Ainult miinused. No näed. Sa paned selle hinga juurde lihtsalt. Ja siis kuuled blin. Hop, nova. Nii, mis juhtus? Võimalik, et kivi taha jäi magnet. Mulle iseenesest selline koht ei meeldi püüdmiseks, siin on hästi suured kivid. Oota, aga miks see nüüd läks sinna poole? Kes veel ei tea, siis Mailoga me saimegi tuttavaks niimoodi, et Mairol jäi Emajõkke magnet kinni. Väga ootamatult võttis meiega ühendust üks subscriber, proovis ka magnet kalapüüki, tõmbas välja vintraua. Maicel. Mis te arvate, et tahate minna Sadamateatri ka või? See on siuke kindla peale minek. Kindla peale minek ja Ivan saaks tunda, mis tähendab 100-kilost objekti välja tõmmata veest. Sellepärast, et jää liikus, võib-olla võtate juurdkraami sinna kohta. Nii et lähme proovime, see aasta me oleksime esimesed. 5 minutiga, mis me siin olime, leidsime päris palju suurt metalli. Samuti mingid torud. Ivan sai samuti käed valgeks juba. Lähme vaatame Ivani leida. Või Ivan? Tule ja vaata. Ja siin sellist metalli ikkagi jagub. Oota, mul oli üks päris huvitav nael tegelikult. See on umbes 200 aastat vana nael. See ongi ajalooline leid juba. Veel üks äge leid, mida Mairo leidis siin. Täitsa vägev. On küll, jah. Midagi väga suurt tuleb. Kas on akene? Ma ei tea. Korrat, lasi lahti. Lasi lahti, ma viskan uuesti. Mis asi see on? Julm, ärge visake. Emajõkke selline. Ei tea, kui mingi sõrmus pojas. No nii. Mitte midagi huvitavat. Ma tahan ikkagi seda rasket asja enne ära ei lähe.
ma võib-olla üksi ei tõmbagi välja seda. meil on tugevaid mehi vaja. Sama. Nagu ma ütlesin, ma ei tohi enne koju minna, kui kätte saame, eks ole. Nii, ui, hästi, hästi. Väga hea. Nii. Ui, sa juudas. Super. Pole asja olnud, mida poleks välja tõmmanud. Ega tänane eesmärk meil ei olnudki tegelikult suuri meeletuid tonne koguseid püüda jõest välja. Põhieesmärk meil oli öelda teile 3 uudist. 3. hooaeg algas, tulemas on väga huvitav TV3 saade. Pange subscribe. Video all kirjelduses näete siis juhendid, kuidas osaleda loosis. Nii et kõike head teile. Tšau!